kogumispäevik. Tere, head kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Grete Koho. Täna on mul stuudios külas 2 lapse ema ja tuntud professionaal, kes toimetab ärikonverentside korraldamise maailmas. Imekaunis ja särav Jana Palm. Tere tulemast! Tere, mul on väga suur rõõm siin olla. Väga tore. See sissejuhatus, mis ma just ette lugesin, oli ChatGPT tehtud. Kas see vastas tõele? Ma arvan küll, et ta on üsna ligilähedale tõesti. Kui sa peaksid end täna tutvustama mitte töö, vaid elu kaudu, siis kes sa oled? Ma kuulasin teisi episoode ja siis kuulasin, mida teised vastasid ja siis ma mõtlesin, mida mina vastaks. Ja ma jõudsin selleni, et ma olen naine, kes ei karda suuri väljakutseid ja teeb kõike, mis tal laual hetkel on alati väga suure pühendumuse ja hingega. Ükskõik, mis asi see on. Lisaks olen ma arvan kaugelt liiga lahke ema oma 2 väikesele, tegelikult juba üsna suurele lapsele, kes on väga-väga tublid. Ja siis ma olen ka abikaasa ja see roll on see, milles ma võiks olla natuke parem, sest et võib-olla nagu fookus on olnud natuke liiga tööle, kuidagi tasakaalust väljas ja siis lapsed ju paratamatult saavad ka ikkagi oma alati kätte. Väga põhjalik vastus, aga milline sõber sa oled, sest sa mainisid enda Instagrami postituses, et sa võiksid olla parem sõber. Mul on niimoodi, et kui ma oma sõprade jaoks olemas olen, siis ma arvan, et ma olen hea sõber. Aga ma pean tunnistama, et viimased 4 aastat on läinud väga kuidagi hästi töötähe all ja et ma arvan, et ma olen töötanud nagu kõikide nende töökohtades niimoodi, et nagu ma oleks kuidagi nagu omaniku mentaliteediga seda teinud, et alati nagu täie rauaga ja siis kuidagi sõbrad on fookusest välja jäänud. Samas mul just nädalavahetusel ilmselt see postitus, mida sa nägid, et ma pidasin sünnipäeva ja siis oli nii tore kuulda, kuidas kõik umbes sõbrannad rääkisid seal, et jah, et kui Jana kokku saad, siis tead, et läheb poole ööni, vestlusi jagub ja et alati on selline tunne mulle endale lähedaste inimestega, et nagu ei oleks pause vahele jäänud. Et see ilmselt on, ma arvan, hea märk ja mul on väga palju selliseid sõbrannasid, kellega see niimoodi on. Jutt jätkub sealt, kus siis viimane kord pooleli jäi. Just. Mainisid nii palju asju, aga mis sul hetkel elus täna fookuses on? On see siis töö, pere, isiklik areng? Aus vastus on töö. aga minu õnneks on ju minu töö selline, et see arendab mind iga päev. Et ma igapäevaselt suhtlen ju Eesti kõige edukamate ettevõtjate ja tippjuhtidega. See on osa minu tööst ja see on hästi inspireeriv. Need vestlused on alati hästi sisulised ja kuidagi silmaring avardub palju rohkem, ma arvan, kui ükskõik milline koolitus või mingi asi kuidagi saaks mind õpetada. Ja nüüd enda jaoks, enda sünnipäeval 33 sain, siis ma andsin lubaduse, et sel aastal ma olen oluliselt, mitte isegi sel aastal, vaid nüüd tulevikus ma olen oluliselt rohkem olemas oma pere jaoks ja ka lähedaste jaoks ja mulle tundub, et praegu see peaaegu 6 aega on mul päris hästi läinud selles. Väga sujuvalt viisid teema tööni, aga räägis lähemalt, et kus sa täna töötad ja mis sa seal teed? Ma tänasel päeval töötan Äripäevas. Ma olen suurürituste osakonna juht ja vastutan siis Äripäeva kõige suuremate konverentside eest, mis ongi suunatud kas ettevõtjatele, tippjuhtidele või investoritele. Ehk siis need 3 sellist suurt valdkonda. Ja mu töö on hästi lahe, see on väga mitmekülgne, sest ma olen nagu ärijuht on ju, samal ajal ma saan luua hästi lahedat ja inspireerivat sisu kõikidele meie niigi väga tarkadele inimestele, mis on alati hästi suur väljakutse, sest ma tean, et need inimesed, kes siis minu tööst siis peavad veel inspireeruma või kuidagi õppima, nad on ju nagunii ikkagi nagu sellised, et keda ma alt üles vaatan. Et võibolla minu oma, see on, ma arvan, mu jaoks hästi lahe just sellepärast, et mina olen alati rohkem vaadanud alt üles edukaid ettevõtjaid ja juhte, kui siis kuidagi nagu meelelahutusmaastikul olevaid inimesi, et ma ei tea, miks see nii on, aga see on alati nii olnud ja siis nüüd nendega igapäevaselt suhelda ja see, et kui sul ikkagi mingid tippettevõtjad helistavad, ütlevad tšau Jana, siis on küll hästi tore tunne, et hästi tore töö. Saangi programme kokku panna, organiseerin neid suuri sündmusi, et võibolla investeerimisfestival on siuke, et mis meie kuulajatele kõige rohkem ütleb, siis Eesti suurimat majanduskonverentsi Äriplaan praegu hetkel panen kokku ja ka pereettevõtjate konverentsi, Pärnu juhtimiskonverentsi, kus sa vist isegi kohal käisid või?
mina ei käinud. Okei, ma justkui vaatasin, et see oli kuskil listis, aga võib-olla siis vaatasin veel. Ehk siis jah, selliseid hästi suuri ja mõjukaid konverentse mul võimalus teha. Kuidas sa jõudsid selle tööni? Ausalt öeldes mind kutsuti. Ehk siis selles mõttes mul läks väga hästi, et Meelis Mandel ja Juhan Lang, Meelis siis on Äripäeva peatoimetaja ja Juhan Lang siis kutsusid mind vestlusele ja siis ütlesid, küsisid, et mis tingimustel sa meile tööle tuleksid, mis oli hästi tore, sest kuidagi hästi tore vestlus oli. Mul oli samal päeval oli ka üks teine vestlus. Ma tulin hotellindusest. Ma olen üldse hästi paljudes erinevates sektorites olnud nagu turvafirmas, siis ka panganduses nagu erinevates kohtades. Ja siis mul oli samal päeval ka ühes hotellis turundusjuhi vestlus. Ja siis ma nüüd Meelis just viimasel tegi ühe korra nalja, et nojah, sa ütlesid meile üleolevalt, et eks ma vaatan, kas ma tulen, et ma lähen teisele vestlusele veel, aga ma ise ei mäleta, et see päris nii oleks olnud. Aga väga läbipaistev sinust, et sa ütlesid, et sul on üks vestlus veel. See on üks minu väga suuri nagu põhilisi väärtusi on alati ausus, 100% ausus. Ma arvan, et minu suust ei tule mitte ühtegi valet, isegi mitte pisivalet, mitte kunagi välja, sest ma päriselt usun sellesse, et sa ju iial ei tea tegelikult, et millal sa ennast siis kuidagi vastupidi sisse räägid või kuidagi, et hästi hea ja lihtne on elada, kui sa oled kogu aeg aus. Ja eks see natuke on võib-olla ka selline, et mõnikord see ehmatab inimesi, see ausus ja see otsekohesus on ju, et inimesed pole harjunud, aga mulle on hästi raske see, kui inimesed keerutavad või räägivad selja taga või kuidagi, et see ei ole üldse minulik ja et ma pigem oleks alati aus, räägiks asjadest nii nagu asjad on ja tegelikult on kõigil palju lihtsam. Just, väga nõustun. Nii palju üritusi, mida sa korraldad, aga mis võib-olla sulle kõige rohkem endale meeldib korraldada, et milline ürituste sari või asi? See on hästi raske küsimus praegu, sest mulle tundub, et need kõik on hästi südamelähedased. No kõige suurem on meil muidugi investeerimisfestival, mis kestab 3 päeva on ju, sel aastal meil on üle 70 esineja seal. Oleme Juhaniga koos väga palju esinejaid sinna kutsunud ja et seal on nii palju detaile, et seal tuleb ju kõik üles ehitada, need elekter ja kõik, mida seal ei ole, nagu infra ka. Et ta on siuke kindlasti kõige sellisem mahukam ja annab ikkagi meeletu emotsiooni, kui see 3. päev on läbi. Aga samas ma ilmselt ikkagi olen nii ära kiindunud ka igasse ühesse teisesse nendest, et kuidagi juhtimiskonverents toimub Pärnus, minu kodulinnas ja see alati eeldab ennem nagu siuksi pikki 1-1 vestlusi nende tippjuhtidega ja siis kuidagi need teemad saavad hästi südamelähedaseks ja et ma tegelikult vist ei oska valida. Kõik on sinu beebid. Kõik on minu beebid, jah. Investeerimisfestivalile ma tulen nüüd ise esimest korda, nii et ma ei olegi seal varem käinud osalejana. Et põnevus on suur igatahes. Aga küsimus, miks investeerimisfestival toimub just seal, kus ta toimub, kus võib-olla telkimiskohtadega või majutuskohtadega on natukene kitsas, et miks selline valik? Mingil hetkel arvati, et see on ainus koht Eestis, kuhu mahub nii palju inimesi, et just need parkimisvõimalused, vaata, et seal on hästi suured muruplatsid ja kõik muu selline. Küll aga pean ma tunnistama, et tegelikult me oleme hakanud ikkagi mõtteid mõlgutama, et võib-olla minna ka kuskile mujale. Üks suur eelis on veel Toosikanul, et on täpselt Eesti südames, ehk siis igalt poolt on võrdne maa tulla. Et see on ka see positiivne külg, aga jah, et me natuke isegi kaalume seda, et võib-olla pakkuda vaheldust ja mõtleme ka teistele kohtadele. No igatahes olen põnevil selle ürituse ees. Ma loodan, et sa siis väga naudid. Jaa. Aga saan aru, et sa mingil moel toimetad ka vabakutselisena. Et kuidas sa otsustad, milliste projektidega kaasa minna ja millal öelda ei? Tead, mul vist on kuidagi niimoodi, et ma natuke tunnen, et mul on antud nagu mingisugune kohustus siin elus veidi nagu maailmale tagasi pakkuda või kuidagi et kõik need tihti need projektid, mida ma teen, alati ma 100% usun nendesse. Et kui mulle tuli pakkumine abikäe saadet juhtida näiteks, mis oli heategevuslik saade, siis ma ju tegelikult ei juhtinud seal ainult saadet, vaid ma tegingi sisekujundust ja mõtlesin ju kõik välja, et kuidas siis need lapsed ära mahuksid nendesse erinevatesse tubadesse suurel arvul on ju ja et need toad oleksid ikkagi nagu väga funktsionaalsed ja mõnusad. Ja seda tegelikult kusjuures niiviisi, et mul oli sisustuseelarve veel 0 eurot, eks ma olin ka natuke tegevprodutsendi rollis, et ma pidin kõik need asjad nendesse tubadesse ka saama, on ju. Aga selle puhul kindlasti ei olnud kordagi nagu mu eesmärgiks see rahaline pool, vaid
seesama, et ma sain pakkuda midagi nendele inimestele. Et üks teine põhimõte elus, mis mul on see, et kõik inimesed on võrdsed. Ükskõik, kas need on minust väga palju rikkamad ja edukamad või nad on minust väga palju, nagu neil on elus väga palju kehvemini läinud, siis nad on võrdsed. Minu jaoks, minu silmis nad on alati võrdsed, ja siis, et pakkuda siis nendele, kellel on veidi kehvemini läinud ikkagi ka võimalust ennast võrdsemana tunda, oli hästi oluline. No lisaks siis ma kunagi ju treenisin aastaid tantsutüdrukuid, ma arvan, et see oli alati pigem kuluprojekt, et mul abikaasa oli lõpuks päris võrimu peale, sest ma arvan, et need summad, nagu mis ma sinna alla ikkagi enda rahast panin, enda teenitud rahast olid ikkagi nagu 5-kordsed. Et aga samas nagu said pakkuda inimestele võimalust tantsida ja spordiklubidele võimalus, et neil oleksid ilusad tantsutüdrukud, cheerleaderid platsil, et ma ei tea, mul on alati natuke sihuke missioonivärkse ja no mu praegune töö ju ka on ju, et mul on vahepeal tehtud veel atraktiivsemaid tööpakkumisi. Aga ma hetkel tunnen ikkagi seda, et ma saan Eesti ühiskonnale midagi pakkuda enda tööga, et ma saan inimesi kuidagi pakkuda neile võimalusi õppida, areneda, et jah, ma ise ei suudaks, ma arvan, selliseid ettekandeid teha, et nad minult midagi õpiksid, aga ma saan tuua nendeni inimesed, kellelt on midagi õppida. Et natuke selline missioonikas ikkagi ta on. Et jah, aga noh, sisuloojana ma natukene toimetan ka, aga see ei ole ka kunagi olnud sisu nagu sihilik asi, et alati need koostööd ja asjad on ise minuni tulnud. Ma pean tunnistama, et ma arvan, et ma võtan vastu umbes 5% koostöödest, kui mida pakutakse. Ja siis mul alati on see tunne, et ma pean päriselt uskuma sellesse, mida ma nii-öelda siis inimestele tutvustan, on ju. Ja ma alati hästi hindan neid hästi pikaajalisi koostööd ka. Et kuna ma olen ise hästi suure turundustaustaga, siis iga postitus, mis ma teen, peab olema selline, et ma panen ennast siis selle tellija rolli ja ma mõtlen, et see tellija on tihti turundusinimene, et ma mõtlen, et siis mina oleksin selle turundusinimesena mega rahul. Ehk siis seega ei anna võimalust väga palju võtta neid koostöid, kui sa tahad neid alati teha maksimaalselt hästi. Ehk siis oskad mõlemal pool lauda istuda ja näha, siis panna ennast selle inimese kingadesse. Jaa, just, et ma olen erinevates suurettevõtetes ennem töötanud ja olnud selle turundusinimese rollis ja tellinud justkui neid sisuloojaid ka, on ju. Et siis oskadki istuda mõlemal pool. Ehk siis hästi selline jah, et alati on otsused pigem sellise sisetunde järgi ja ikkagi see, et alati aus. Kusjuures influencerite peale mõeldes vaatan ka mõne inimese või influka siis profiili ja kui ta on iga nädal on mingi uus koostööpakkumine, siis mul on ka sageli tekkinud küsimus, et kas sa ise ka päriselt usud sellesse, mida sa promod või kuidagi, et jah, ma arvan, et väga palju Eesti ühiskonnas on ka neid mõjuisikuid, kes lihtsalt võtavadki koostööd vastu lisaraha teenimise eesmärgil, ise võib-olla mitte nii väga pühendunud olema sellesse tootesse või teenusesse, mida siis promotakse. Seda on vist küll jah, ja minult on ka hästi palju küsitud, et miks sa ei tee seda põhitööna ja siis mul on tavaliselt hästi naljakas vastus, et ma ütlen, et ma lihtsalt ei taha olla hobihall. Kas sa mäletad hobihalli? Et mul alati on see tunne, et ma ei taha seda teha. Kuidas sinu tänane töökeskkond investeerimismaailmas siis toimetamine on mõjutanud sinu enda rahalisi otsuseid ja mõttemaailma? Ma arvan, et ma olen väga palju vähem, ma arvan, kulutan. Et noh, tegelikult hästi siuke, ma arvan, et finantsteadlik või selline, ma tegelikult ikkagi olen olnud terve elu, sest ma olin 11, kui ma otsustasin, et minust saab iseseisev naine. Et mul oli niimoodi, et mul ema oli peaaegu terve mu lapsepõlve kodus ja isa käis tööl. Ja ma nägin, et see oli mõlemale osapoolele väga raske, sest isa pidi olema siis kogu aeg tööl ja ema siis pidi hakkama saama selle rahaga, mida isa talle justkui andis oma palgast. Ehk siis see tundus mulle meeletult keeruline ja siis mina otsustasin, et minust saab selline naine, et mis iganes juhtub, siis mina olen võimeline ise elama, iseseisvalt elama. Ehk siis jah, et ma olen juba, ma arvan, et ma olin 12, kui ma läksin kuskile tehasesse kartuleid koorima, et enda nagu sellist isiklikku raha teenida. Ja ma olen jah kogu aeg ikkagi noorest peale ülikooli kõrvalt ja kogu aeg tööl käinud ja hästi selline, et hästi oluliseks pidanud seda, et mul oleks piisavalt raha, et muretult ära elada. Et see mul tegelikult on kogu aeg olnud, aga töö ikkagi, et ta paneb veel rohkem sellele mõtlema, on ju, et igapäevaselt, kui sa ikkagi nende investeerimisteemade sees oled ja suhtled erinevate investorite ja kõigega, siis sa mõtled ka veel rohkem, et kui ma selle esimese investeerimisfestivali ära korraldasin, siis ma näiteks
esimese asjana tegin oma lastele portfellid. Ehk siis neil mõlemal on nüüd väga ilusad 4-kohalised portfellid kogunenud. Et nendele igakuiselt ikkagi emapalk või mis see on, või see ei ole emapalk vist, siis see on see lapsetoetus, et see läheb iga kuu nendele otse ja siis investeerib indeksfondidesse. Et see on üks asi, siis ma ise loomulikult 3. sammas samamoodi investeerin ikkagi indeksfondidesse ja tegelikult meil on elus hästi läinud ka kinnisvaraga. Et kuna meil on alates sellest naabrist parema võidust väga hea justkui sihuke ehitamise ja sisekujunduse käsi olemas on ju, siis meil on tänaseks 2 kinnisvara, millest üks on ikkagi 3-kordistanud oma väärtuse võrreldes sellega, mis me ta ostsime ja teise me ostsime ka ikkagi sellise, mis tuli täiesti tühjaks lüüa ja uuesti üles ehitada. Ja ma arvan, et ka selle väärtust me oleme nüüd omajagu suutnud kasvatada, et ma ütlen, et meil on läinud hästi, aga eks me tegelikult oleme teinud tööd ka selle nimel. Aga milline investor sa ise oled, kuhu sa enda varasid lisaks või kuidas sa enda varasid kasvatad lisaks siis kinnisvarasse? No ongi 3. sammas, siis ongi indeksfondid, siis mul on see kogumiskonto vist on ju, et ma siis iga kord naeran, et meil on niimoodi, et töö juures ostes meil on 30 senti vist on kohvi on ju, siis meil on see latte liiga kange, nii et ma panen veel 15 sendi eest seda piima peale, aga vaat seal on iga kord, et selle euroni ta ümardab ära, siis ma naeran, et ma siis iga kord investeerin 1,55 vist või investeerin iga kohvi ostuga ka on ju. Ehk siis girl math. Jah, girl math just, et vaatame seda asja õiget pidi. Just ja ma arvan, et hästi see tegelikult ikkagi on, et ma arvan, et need kodud võib-olla on mõnes mõttes, et see portfell võiks olla oluliselt suurem, aga me ei ole nii, et me oleme palju investeerinud kodudesse, aga sellest ongi justkui nagu väga palju see väärtus kasvanud ja me ei ole pidanud kodusid sisustama ega ka me ei ole pidanud neid tegema laenude ega järelmaksudega, vaid me oleme seda ikkagi teinud siis enda kogutud rahaga. Mainisid enda ema-isa kogemust, aga kuidas sina täna enda abikaasaga rahaasju planeerid, eelarvet teed? Tead, meil on nii, et ma olen aru saanud, et väga paljudel on need asjad väga palju rohkem paigas vist kui meil. Küll aga meil natuke on nagu jaotus, et seda enam-vähem, et mul ongi meie justkui kodulaenud ja siis enda mingid kulud ja siis abikaasal on kõik lastetrennid ja lasteaiad ja kõik need asjad, mis on tänapäeval väga kallid. Ja siis ka kõik need kommunaalid ja kuidagi et meil on kuidagi nagu jagunenud, aga need on enam-vähem nagu pooleks. Ehk siis, et me ei aja kuidagi nagu tükkidega, vaid et see suurusjärk on umbes meil nagu täpselt sama. Ja siis vaba raha on meil mõlemal vaba raha lastele. Ongi, et siis mina justkui kogun portfelli, abikaasa kannab iga nädal lastele siis raha, et mida nad saavad enda tunde järgi siis kasutada ja ma arvan, et meil on hästi kuidagi loomulik see. Võib-olla võiks olla rohkem läbi mõeldud, aga me pigem ikkagi vist oleme kursis nagu, et kuidas meil enam-vähem need asjad jagunevad. Jah, ja peaasi, et oma vahel toimib, on ju, et ei ole sellist õiget või vale. Aga kui teil on vaja teha selline suurem ost, näiteks puhkusereis või uus auto, et kuidas te selliseid oste lahendate? Puhkuse jaoks meil on ühine eraldi konto, kuhu me kogume raha ja me kanname sinna mõlemad iga kuu raha ja siis tegelikult isegi näiteks me paneme sinna enda tulumaksu tagastuse paneme sinna, siis ma sain just sünnipäevaks raha, panin selle kõik sinna, et mul kuidagi ei ole üldse sellist nagu asjade järgi nagu, et mul ei ole soovi mitte mingite asjade järgi nagu üldse juba aastaid olnud, siis ma kuidagi tunnen, et see perega koos kogetud emotsioonid on palju paremad ja siis kõik sükene nagu justkui üllatusena tulev raha, pluss siis igakuiselt mingi summa läheb sinna puhkusereisidele, et nüüd me ikkagi loodame see aasta 2 reisi vähemalt teha. Kas sa tunned, et sul on enda abikaasaga rahast ja sellest kogumisest ja sellest ühine arusaam või teil on ka mingid põrkumisi selles vallas? Nii, suures osas ma arvan, et me peaaegu oleme ühel lainel. Tema on väga palju parem koguja. Ta on väga-väga palju parem koguja, et ma võiks seda talt õppida, et mina olen jälle selline, et võib-olla tal on ka lihtsam koguda. Me vahel oleme seda arutanud, et mina olen selline, et alati kui lastel on, mulle paistab natukenegi, et midagi on vaja, siis ma lähen ja ikkagi ostan, et ei taha, et kuidagi, et lapsed tunneksid puudust millestki või et neil oleks kõik vajalik alati olemas ja mina olen ka siuke, et kes pigem siis on see, et
tahaks pakkuda perele emotsiooni, siis ma olen valmis kõik need kulutused kuidagi lihtsamalt tegema. Võib-olla ongi sellepärast, et mul on tegelikult ju olnud okei alati selle rahalise poolega ja siis kuidagi ei ole sellist tunnet, et ei tohiks või ei saaks. Aga siis mul abikaasa, kes oli aastaid profi jalgpallur, siis nendel aastatel ei makstud väga jalgpalluritele palka. Ehk siis nad pidid elama hästi niimoodi, et sa kogud ja hoiad ja et üldse kuidagi toime tulla, et tal on seal omad lood, mida ta sõi ja kuidas oli, et ta üldse hakkama saaks, on ju. Et siis tema on väga hea koguja, et ma arvan, et võib-olla see ongi see, et mis see meie algus nagu peaaegu täiskasvanuna olnud on, et sellesse on kujunenud. Kui ma oleks sama osav koguja kui tema, siis ma võiks võib-olla varsti ise investeerimisfestivalil laval esineda. Aga ma ei ole, ma pean tunnistama, et ma ei ole. Ja see on selles mõttes, tundsin väga iseennast ära, et täpselt samamoodi ja kui ma enda sõbrannadega rääkinud ja võrdlen siis nende elukaaslasi, siis tundub, et see ongi, et kuidagi naistel ongi olulisemad need emotsioonid ja kõik see, pluss naise välimuse peale läheb, nagu iseenda peale läheb juba tunduvalt rohkem raha kui mehel enda välimuse jaoks, et see vist kuidagi tundubki selline suhtedünaamika olema, et ja vahepeal mul ka on enda elukaaslast võib-olla pean teda vahepeal raputama, et nagu aitab sellest, et lähme nüüd kogeme mingeid emotsioone ka, et ei tasu liiga hulluks ka minna selle kogumisega. Just, väga samastumine. Meelerahufond või üldsegi meelerahu turvatunne rahaasjades, mida see sinu jaoks tähendab, kuidas sa selle mõtestanud oled? Mul on kuidagi niiviisi, et kuna mul on need igakuised mingisugused asjad, mida ma kogu aeg justkui kogun ja kogu aeg, et ma tunnen vist, et meil on ikkagi see mingi tagal olemas ja et mul ei ole sükest hästi kuidagi hirmu. Eks praegu võib olla nagu selles sõjaolukorras, et eks ma veidi, et potentsiaalses, mis iganes tulla, et need uudised nii või naa. Et eks selles olukorras võib-olla natuke rohkem mõtled, et võib-olla peaks seda sularaha kuidagi koguma või kuidagi mingeid asju ümber mõtlema või siis, et ongi, et Eestis 2 kinnisvarasemel äkki 1 maha müüa, osta teine kuskile, kus tundub turvalisem, on ju. Et eks selliseid mõtteid nagu mõlgutad meelerahu osas, aga ma arvan, et me oleme kuidagi suutnud ikkagi ennast veidi ära kindlustada ikkagi, et mul ei ole kuidagi seda hirmu või ja ma tean, et Siim ka alati kogub. Ehk siis meelerahu on sinu jaoks olemas. Ja. Aga milliste eesmärkide jaoks sa oled ise teadlikult ja distsiplineeritult siis säästnud või kogunud raha? Ma arvan, et meil ongi see, et kui meil ongi kodusid olnud vaja sisustada või ehitada aed või mis iganes, et kõik sellised asjad, siis nagu ma enne mainisin, et meil on õnnestunud neid teha ilma laenude või järelmaksude või kõige selleta, et ilmselt me tegelikult ikkagi suudame üsna hästi kuidagi nagu mingisugust rütmi hoida ja alati me kõik asjad ikkagi oleme tehtud saanud, et nüüd kui me Peetrisse kodu ostsime, siis oli ju samamoodi, et me ei võtnud oma teisest kodust midagi kaasa ja siis järjest tuli sisustada seda ja ega me ei suutnudki seda ühe korraga teha. Nagu seda, et mida ma praegu nii palju vaatan kadestusega teiste mingi Instagrami kontosid, et ilusad uhked majad tulevad ja hästi ilusad sisustused ja asjad, et tõenäoliselt nemad ka on väga head kogujad. Aga siis me tegime täiesti step by step, et ma arvan, meil läks umbes aasta või natuke rohkem, et siis see kodu valmis saada. Aga jah, et me oleme ikkagi, ma arvan, et see ongi see, et me suudame kõik siuksed jooksvad sisustuskulutused asjad ära teha. Ja nüüd ongi siis reiside jaoks kogume ka. Ma olen ise kuidagi selle dilemma ees olnud, ma olen 25 ja oleme siis elukaaslasega ostnud juba ka nii-öelda teise ühise kodu, kus me täna elame. Et me umbes aasta aega tagasi kolisime Tallinnasse ja võib-olla ka kogu aur ja kõik raha ja selleks selle kodu ostmisele ja hiljem ka sisustamisele sellele, mis tõttu ei ole saanud võib-olla nii palju reisimas käia ja kogu aeg ma enda peas nagu võitlen selle nagu dilemmaga, et jällegi võib-olla mu sõpradel kõikidel ei ole veel oma kodu ostetud, aga nad on jällegi nagu käinud Euroopast ka väljaspool, kuhu ma ise ei ole veel jõudnud, et kuidagi nagu kuidas sa neid prioriteete
ette sead või sellega toime tuled? Tõenäoliselt sa oled samu asju mõelnud. Ja me olen samu asju kogenud ka ja eriti kui vanem laps käib mul koolis ja tema on öelnud, et meie klassikaaslased on juba nii mitmel reisil käinud, et miks meie ei ole saanud, on ju. Siis me olemegi seletanud, et vaata, et meil on nüüd teine kodu ja me peame seda ka sisustama ja kui see valmis saab, et siis saame minna. Et lastele võib-olla on olnud seda kõige raskem isegi selgitada, sest neil on olnud see õnn üles kasvada niimoodi, et nad on ikkagi saanud reisidel käia, mida mina näiteks lapsepõlves üldse ei saanud. Et neil on selgitada, aga endal tegelikult on päris tihti olnud küll päris raske. Aga siis sa mõtledki, et ikkagi, et see elukvaliteet paika saada on ju nii oluline, et kui sa tegelikult iga päev lähed koju ja sa tunned, et kõik on poolik ja kuidagi nii palju on puudu ja nii edasi, siis sa tunned ennast igapäevaselt nii palju kehvemini kui see, et sa võib-olla siis lükkadki selle reisi tulevikku, et justkui enda igapäevase heaolu huvides võib-olla see on ja. Või üldse see kindlus ja turvatunne, et ma saan üldse enda koju astuda igapäevaselt või minna, on ju. Et mis on tänapäeval vist noortel aina keerulisem ja ega meil oleks ka olnud väga keeruline oma esimest kodu saada, et meil oli samamoodi, et palgad oleks võimaldanud juba laenu saada, on ju, aga et see sissemaks kokku saada nende kõikide, me elasime ka siis tol hetkel Tallinnas üürimaksete ja kõige kõrvalt oli päris keeruline, aga meil oli siis see oma lugu, et me saime selle naabris parema võitsime ja saime sissemaksuraha oma esimese kodu jaoks, et võib-olla natuke teistmoodi lugu, aga samas meie teekond siis algas sellest. Jah, kusjuures kui ma olen käinud näiteks rahatarkus koolides jagamas, siis palju tuleb ka see välja, et isegi kui ühel hetkel oleks võimeline, eriti just tudengid jagavad seda, et käid tööl ja oled laenuvõimeline, aga oleks keegi öelnud, et peaks seda sissemaksu raha juba varakult koguma hakkama. Et jah, enamasti küll on keeruline selle sissemaksu raha kokku saamisega. Just. Milline on olnud sinu rahaliselt kõige võib-olla riskantsem otsus või tegu? Ma arvan, et see tegelikult oli tol hetkel ikkagi see, kui me tundsime, see oli vist 6 aastat tagasi, et me väsisime ära sellest Tallinna melust ja me ostsime ju endale maja Pärnumaale, Liukülla, mis on tegelikult Pärnust 35 kilomeetrit. Seda maja oli aastaid müüdud ja keegi polnud ostnud, sest see tundus liiga kaugel. Ja tol hetkel ei olnud ka pangad nii väga valmis sellistele maakohtadele laenu andma ja kõik, et oli nagu igatepidi siuke üsna riskantne otsus, et esiteks nagu töö on ju, et hoopis teises Eesti otsas, et kas töö jääb alles, kuidas sa jõuad seda teha. Mina jäin Tallinna vahet tol hetkel sõitma ja siis ongi see, et aga mis siis saab, kui üks hetk ei taha seal enam elada, et kes mu maja siis ära ostab, on ju. Aga õnneks tuli COVID ja maakohad on väga palju rohkem hinda läinud ja meil see sama küla on täis uusi maju lihtsalt, et kõik kolivad sinna, ostavad endale maju, et need maakohad on väga hinnas. Ja kuna me oleme sinna ka väga palju ise ka raha sisse investeerinud, siis et nagu ma enne mainisin, siis oleme selle väärtuse 3-kordseks kasvatanud, et tegelikult see justkui tol hetkel tundunud väga riskantne otsus, mille vastu muide ka väga paljud meie lähedased võitlesid, et mida te teete, on nüüdseks meie jaoks maailma parim pelgupaik, kuhu minna kogu aeg, kui on väsitav ja raske ja ka oma väärtus kasvatanud. Pluss lastega ka seal hea käia nüüd on ju. Ja just, suve ilmselt olemegi lastega seal nüüd. Kas sul on kodukontori võimalus ka? On ikka. Siis on eriti mõnus. Kui sul oleks võimalus anda üks rahaline nõuanne oma 25-aastasele minale, mis see oleks? Kui ma olin 25, siis oli vist see aeg, kus ma panin väga palju raha selle sama tantsimise alla ja tantsugrupi alla. Et kui ma oleks kas või osa sellest rahast tol hetkel ära investeerinud, siis see oleks väga-väga hea otsus olnud. Jah, ma arvan küll, et see on vist see parim nõuanne. Aga just need kogemused on sind täna siiamaani, kus sa täna oled viinud, on ju? Just. Kuidas sa lapsi rahaasjadesse kaasad ja kuidas neile rahatarkust õpetad või õpetate siis abikaasaga? Meil on nii, et nagu ma enne mainisin, me kogume neile, et neil on oma portfellid, me aeg-ajalt räägime, näitame, palju neil seal raha on. Ma muidugi räägin sinna alati juurde, et see on selle jaoks, et nad saaks tulevikus õppida või oma kodu osta, et vältida neid hirme, millest paljud räägivad, et laps läheb ostab bemmi või kulutab raha ära. Et ma arvan, et kui sa lapsest saati ikkagi juba räägid seda, et
mis on see hea kasutusvõimalus selle jaoks, et kui seda raha sulle kogutakse, siis ma usun, et see natuke käib kaasas. Siis meil on igasuguseid põnevaid lastele mõeldud raamatuid kodus, rahatarkuse raamatuid. Ja alles äsja lugesin oma, nüüd sai 5-aastasega seda Tom õpib rahatarkust, kuidas ta seal vanaisaga neid mesilasi pidas ja siis mett müüs ja suurem laps ka, et ta üks päev just ütles mulle, et täiesti mõttetu on sünnipäevaks raha saada, sest ta nagunii ei luba seda kulutada. Siis ma ütlesin, et aga vaata, sa oled peaaegu ära kulutanud ja siis ta ütles mulle, no jah, aga selleks läks terve aasta. Et eks me siis, me ikkagi püüame alati nagu seda joont hoida ja alati, kui ta läheb poodi ka enda rahaga, siis ta küsib meie käest, et kui palju ta kulutada võib. Et ta mitte kunagi ei lähe niimoodi, et ta lihtsalt läheb ja ostab nii, nagu ise tahab, et ta alati küsib. Ja ma arvan, et me teeme kindlasti veel. Monopoli mängime nendega näiteks on ju. Lastele väga meeldib monopoli mängida. Et me ikkagi püüame hoida nii-öelda justkui sellist vähemalt mingil määral sellist rahatarkusest rääkimist pidevalt sees, et nad ikkagi mõistaksid raha väärtust. Poes käite koos? Käime. Sa hakkad naerma? Ja ma hakkan naerma, sest ma olen väga halb lastega poes käimises, sest et ma luban neile peaaegu alati kõike. Siim on vastupidi. Ta ei luba peaaegu midagi, et ta ütleb üks asi ja kõik on ju. Mina olen jälle selline, et nad tulevad oma kutsika silmadega ja siis mul on nagu ja siis ma tegelikult olen õppinud päris tihti ära selle, et ma käin üksi poes ära. Et ma seda olen õppinud, et ma käin üksi poes ära. Ja teine asi, mis ma nüüd olen neile ikkagi püüdnud, et okei, kui te valite midagi, valige midagi värsket. Ja nad on selles väga head, et üks läheb võtab oma mustikat, teine võtab arbuusi ja siis tegelikult ma olen ise ka õnnelik, et nad söövad midagi tervislikku ja see sobib neile. Ehk siis poes maid jagama ei pea? Vanema lapsega mitte üldse, juba aastaid mitte üldse. No noorem, no ta ei jonni poes ja ta ei nagu sellist asja üldse ei ole, et isegi saab ta ka seda, et vahepeal ütled, et vali kumba sa tahad. Et isegi see toimib aeg-ajalt, aga lihtsalt mul on pigem see, et ma ei suuda nendele armsatele silmadele vastu panna. Et mul on see enda mingi sisemine probleem. Kusjuures see lastega poes käimine on kogumispäeviku grupis mitmel korral päris kirgi küttev teema ja sealt kommentaariumist on ka välja tulnud, et üks nipp, mida kasutatakse on siis see, et näiteks enamasti käiakse poes vaata õhtuti, et võtad näiteks lapse lasteaiast, et siis varu autosse mingeid snäkke, et ei läheks väsinud või tühja kõhuse lapsega siis poodi, et see aitab. Ja teiseks, et kui sealt mänguasja riiulilt kuidagi üldse edasi ei saa, et siis öelda, et näiteks, et teeme sellest tootes praegu pildi ja äkki siis sünnipäevaks või jõuludeks näiteks jõuluvana toob, et mingid sellised kokkuleppe küsimused. Seda nippi me oleme ka kasutanud, et äkki jõuluvana toob, kui jõulud hakkavad lähenema või kui sünnipäev hakkab lähenema, et siis küsime sünnipäevaks, et see toimib. Ja siis need kokkulepped, et enne poodi minekut, et kas me täna ei osta midagi või sa saad ühe asja endale valida. Seda esimest ma ei oska vist öelda. Aga ühe asja, seda ma oskan küll. Abikaasa kindlasti oskab. Tasakaalustate teineteist. Aga mis sa arvad, mis on lastele rahatarkuse õpetamise juures kõige olulisem? Ma arvan, et see, et nad päriselt saaks aru, et raha peab teenima. Et ma arvan, et jah, et mul on üsna palju, mu lapsed näiteks ei taha pidada sama ametit nagu mul on. Ja põhjus on see, et emme, sa oled kogu aeg tööl. Ehk siis see ei ole nagu, aga ma olen näinud, et näiteks meie vanem laps vähemalt õpib läbi selle, et ma olengi öelnud, et jah, et see ongi selle jaoks, et võimaldada teile kõike seda, mida te tegelikult vajate ja soovite, on ju, noh, et kas vanem laps laulab, on ju, ta käib solistitundides, iga solistitund maksab üsna palju, on ju. Ja et ta saaks, ja noh, et mõlemad saaks käia korraks lasteaedades, koolides kuidagi siuke, et nende siuksed emotsionaalsed vajadused oleks võib-olla täidetud hästi, on ju, ja kõik see. Ja noh, eks tegelikult seda saaks ikkagi kuidagi võib-olla mahutada ka töötundide sekka, et ei peaks, on ju, et palk on ikkagi mõeldud 9-5 töötamiseks, mul läheb tihti väga palju rohkem. aga et nad saavad aru, et see, et me saame mingeid asju neile võimaldada, et see ei ole iseenesest mõistetav ja selleks tuleb teha tööd ja me tegelikult seda üsna palju ka räägime, siis neil vahel isegi on, et kui nad tahavad kuu lõpus midagi suurt, siis nad on juba ise, millal teil see palgapäev on? Et noh, et nad ka saavad aru ikkagi,
mingitel perioodidel ongi nagu, et kui on raha jälle rohkem, siis sa võid ka endale võib-olla mingi suurema mänguasja saada on ju ja nii edasi, et ma arvan, et see ongi see, et sa elaksid oma elu läbipaistvalt ka laste mõttes ja räägiksid neile, et rahast, et seda raha ikkagi teenitakse ja see ei ole iseenesestmõistetav, et kõik on. Ja me oleme jaganud ka seda, et meil lastena ei olnud seda kõike. Et see vist on mingi tänapäeva vanemate värk, et sa tahad pakkuda oma lastele kõike, mida sul endale ei olnud, on ju. Täpselt. Aga kas te olete ka omakeskis näiteks abikaasaga arutanud, et mida te selle rahaga teha tahate või kuidas te selle lastele kätte annate, et ongi kas siis, kui nad saavad 18, ostate neile esimese kodu või? Me unistame tegelikult sellest, et me suudaksime 2 varianti. Kas see, me ise unistame sellest, kui lapsed on suured, siis me lähme tagasi sinna mere äärde liusse, et meil on seal mõnus, et me unistame sellest. Ja ehk siis praegusel hetkel me mõelnud, et see Peetri kodu jääb selliseks siis, et kas mis tol hetkel kas maha müüa või lapsed siis saavad näiteks ülikoolis käia või kuidagi, et see on natuke olnud juba selle mõttega. Ideaalmaailmas me unistame, et äkki suudame teise kodu veel osta, et paljud ütlevad, et see ei ole hea, kui sa annad lapsele justkui midagi kätte, aga samas me natuke ka tunneme, et no pagan, kui raske oli endal ka alustada, on ju. Et eks seal tuleb leida see nagu tasakaal, on ju, et kust maalt on siis hea anda või mitte ei ole hea anda. Ja kuna mina ise käisin ülikooli kõrvalt kogu aeg tööl, mega raske, täiskohaga. Öösiti ka, ma käisin, Tartus on väga tugev siuke restorani kultuur ja ööklubide kultuur on ju, küll ma töötasin baaris, siis lisaks ma olin kohvikutes tööl, siis seda balanssi leida, et mul oli parim sõbranna, kellega me töötasime koos ühes kohvikus, siis me vahepeal jagasime, et kui ühel või teisel oli vaja loengusse minna, siis teine tuli nagu oli nii kaua tööl, et niimoodi hästi hull balansseerimine on. Ja seda ei tahaks lastele, et ma näen, et meil on väga nutikad ja targad lapsed. Me just 5-aastaseks saanud juba arvutab vabalt 20 piires, suurem laps on 2 aastat kiituskirjaga lõpetanud, et ma tahan, et neil oleks võimalus minna edasi õppima ilma, et nad peaksid samal ajal ennast nagu segaseks rügama, on ju. Et mis on väga õpetlik oli, väga-väga õpetlik ja ma usun, et see õpetas väga palju iseseisvust, aga natuke tahaks, et nad saaksid seda teha mõnusamalt. Ja, nõus. Räägime natukene veel sinu vaimsest ja füüsilisest tervisest. Oled sellest jaganud ka meedias ja enda sotsiaalmeediakontodel, et miks sa tahtsid seda teistega jagada? Tead, mul oli hästi palju kolleege ja sõbrannasid, kes rääkisid, et nad tundsid, et nad tunnevad ennast niimoodi ja neil on halvasti, aga nad ei ole osanud nagu sellele põhjust leida, et miks neil on tervis korrast ära ja miks on kõik need asjad. Ja mul vist oligi too hetk, kui ma seda lõpuks enda läbipõlemise lugu jagasin, mul oligi vist nii, et mul oli üks sõbranna, kes rääkiski, et ta oli nii suures augus ja ta arvas, et ta on ise justkui selles süüdi, ta ei osanud mingit lahendust leida. Ja siis ma mõtlesin, et aga mul on ju see platvorm, et kui neid inimesi on rohkem, kes seda kogevad, et siis äkki ma saan kellelegi toeks olla ja päriselt ma saingi see kirjade laviin, mis mul postkasti tuli, oli täiesti meeletu. Ja nagu ma ütlesin, et mul natukene alati see tunne olnud, et kuidagi ühiskonda nagu peaks panustama või ma ei tea, et see kunagi ei olnud see, et tahaks sel teemal tähelepanu, absoluutselt mitte. Mul on üldse sellega, et ma võin tunduda väga enesekindel ja selline, aga tegelikult mul on väga suur esinemise ja lavahirm ja kõik see, et kui ma saadet tegin, siis ma tundsin, kuidas ma kookonisse tõmbasin tegelikult, et ma ei suutnud enam üldse avalikes kohtades olla. Aga jah, et võib-olla ka sellepärast, et inimesed väldiksid seda päriselt suurde auku kukkumist, sest minul läks see ikkagi ekstreemselt halvaks. Mul oli reaalselt niimoodi, et ma olin, ma arvan, mingi 5-6 kuud niimoodi, et mul olid iga öö kas infarkti või insuldi tunnused, iga öö. Et reaalselt sa ärkad lihtsalt selle peale ülesse, et sa mõtled, et sa nüüd sured ära, et sa päriselt mõtled seda. Ja mul lõpuks tekkis isegi hirm magama jäämise ees. Et ma lihtsalt ei suutnud, sest ma teadsin, et see tuleb ja kui ma juba pikali läksin, siis ma tundsin, kuidas mu keha sellele reageeris. Ja oligi niiviisi, et lõpuks ma ei maganud, sest mu keha ei olnud võimeline enam magama jääma selle hirmu pärast. Ja siis mul hakkasid need ka päeval, nagu kogu aeg, nagu päevast päeva sa tunned lihtsalt, et sul saad infarkti või sa saad insuldi. Ja
ma käisingi psühholoogi juures, kliinilise psühholoogi juures ja ma saingi, tol hetkel oli diagnoos depressiooni tunnustega ärevushäire. Ja no mul läks ikka väga kaua aega, et sellest ennast välja kaevata ja ma arvan, et minu õnn on see, et mul on 2 ilusat last, kelle pärast nagu ma tundsin, et ma pean. Ma ei lasknud isegi endale nagu seda juhtuda, et ma jään paariks päevaks voodisse. Et ma lihtsalt esiteks sul lapsed, kes vajavad su tähelepanu ja teiseks samal ajal ju tegin ka, ma olin tööl, käisin tööl igapäevaselt ja ma tegin ka ju abikäesaadet, kõiki neid asju korraga. Ehk siis kuidagi püüdsin oma aju mõtteid suunata teise kohta. Jah, see oli hästi ekstreemne. Minu jaoks võib-olla kõige hirmsam hetk oligi see, et mul abikaasa käis siis juba Tallinnas tööl, ta oli öösel Tallinnas, me elasime veel maal. Ja ma lihtsalt minestasin üks öö ja niimoodi, et ma kukkusin terve näo siniseks. Ja siis ma helistasin talle, et palun tule koju, et mul on mega suur hirm, et ma ei saa, et lapsed on kodus, mõtle, kui nad leiavad mu niimoodi, et ma lihtsalt avasin ennast kuskil külma põranda peal maas. Ja siis ta sõitis öösel mingi 50 hullu tuisuga koju Tallinnast ja siis pärast seda mul tekkis veel suurem hirm, sest ma ei julgenud enam kordagi lastega üksi koju jääda, sest ma mõtlesin alati, et mis nüüd saab. Ja eks see oli suureks ajendiks, miks me siis koos Tallinnasse kolisime, et me oleme vähemalt ühes kohas. Ja kuidagi ma arvan, et seesama, et Tallinnasse kolimine, keskkonna muutmine, kõik need asjad aitasid üsna palju kaasa sellele, et sellest üks hetk välja tulla. Küll aga jah, et mida ma ise tahan teistele öelda, et kui sa juba tunned, et on raske, et ära võtta hooga asju juurde, vaid päriselt võtta ise endale aega. Ja ma arvan, et see juhtubki nendel inimestel, kes ei oska öelda ei. Et see oli minu suurim asi, mille pärast mul see tõenäoliselt oli ka, et ma käisin psühholoogi juures, kliinilise psühholoogi juures ja siis me õppisime ütlema ei. Tagantjärele, mis olid need märgid, mis jäid toona märkamata enne, kui asi täitsa hapuks läks? Ma arvan, et tegelikult tervis annabki üsna ruttu tunda, et sa tunned, kui sul ongi juba halb olla pidevalt, pea käib ringi. Kui su tervis on tegelikult, see on juba ekstreemne tegelikult vist, kui terviseni läheb asi, Aga et kui sa tunned juba pidevat väsimust ja kõik sellist, et ma arvan, minu suurim viga oli see, et ma ei hakanud sellega kohe tegelema. Ma arvan, et ma ootasin aasta aega, ennem kui ma läksin lõpuks psühholoogi juurde, aga siis oli see kõik ikkagi juba väga ekstreemne ka. Ja kui mul läks natukene paremaks, siis ma juba lasin asjal minna, selle asemel päriselt lõpuni tegeleda, aga siis läks veel hullemaks, et siis läks see auk veel suuremaks, et kindlasti kui on vaja tegeleda sellega vaimse tervisega, siis kindlasti seda peaks tegema ja aega peaks kindlasti maha võtma. Et ma arvan, et nendel, kes päriselt hoolivad sellest, mida nad teevad ja teevad seda kõike hingega, juhtub seda kõike palju rohkem ka. Mis samme sa teadlikult astusid, et sellest terveneda? Ma arvan, et oligi see ikkagi esiteks töökoha vahetus, et seal eelmises kohas ma kandsin 4 erinevat rolli korraga, väga vastutusrikast rolli, et siis töökoha vahetus kindlasti aitas ja aitas ka keskkonnavahetus, et me tulime siia. Ma hakkasin rohkem ikkagi magama, proovisin magada, me psühholoogiga leidsime variante, et sa pead erinevaid kohti proovima, kus magada, kui sul kuskil on mingi hirm ja kuskil on mingi seos olemas. Mind tänasel päeval aitab üks hästi veider asi, mu kell, mis suudab lugeda EKG-d. Ehk siis kui mul jälle, mul ei ole viimasel ajal, mul on päris okei, vahel tuleb ikkagi, siis ma mõõdan oma EKG ära ja kui ma näen, et see näitab, et on fine ja ma näen ka seda rütmi, kuidas süda lööb ja kõik see, siis see rahustab mind päris palju maha. See on võib-olla veider asi, aga see toimib, sest su aju saab justkui mingi kinnituse. Kui ta näitab mulle, et on paigast ära mingi südamerütm, siis ma proovin nii kaua uuesti teha, kuni ta ütleb, et on korras. Et siis ta aitab jah, see on ka mind väga palju aidanud. Ehk siis see kinnitus ise endale, et kõik on hästi. Just. Aga mis oli selline raskem asi, millest sa pidid loobuma, et enda vaimne ja füüsiline tervis siis uuesti esikohale seada aja, töö või raha mõttes? Ma arvan, et minu õnneks ma otseselt ei ole millestki
pidanud võib-olla loobuma, pigem ma pean ise olema teadlikult, olen pidanud ennast jälgima, et päriselt vaatama, et kuidas ja mida. Ja ma ei ütle, et ma 100% selles veel hea olen, siin ma pean jälle ütlema kiidusõnad enda abikaasale, kes saab mu peale päris kurjaks, kui ma jälle olen mingi ala nädal aega väga palju tööd teinud, on ju, kas või poole öönist ütleb mulle, et see ei ole okei. Et selles mõttes ta on väga hea siuke tagasitõmbaja mul ka, on ju. Ja mõtlen, kas ma olen millestki päriselt loobunud. Ma ei tea, ma arvan, et ma olen õppinud ei ütlema. Ma päriselt olen õppinud ei ütlema. Algul oli väga raske, et ma ei osanud, aga näiteks, et mingi tuttav palub, et ma aitan tema koolitööd teha, ülikooli tööd teha, siis ma ütlen jaa, muidugi, ikka tule meile külla, ma aitan, on ju, endal on miljon asja üle pea. Ja neid asju oli nagu lõputult palju, ma ütlesin kõigele ja nüüd ma olen õppinud ütlema ei ja ma olen õppinud fookust võtma. Ehk siis minu töös on ka iseloomulik see, et on hästi palju asju, kogu aeg täiesti erinevad asjad, seinast seina asjad ja hästi palju ka seda, et teiste osakondadega koostööd ja nüüd ma olen õppinud ütlema, et ma tegelen sellega siis, sest mu fookus on praegu sellel, et võt siukseid asju ma olen küll õppinud ja see aitab mega palju, sest su ajus ei ole kogu aeg nagu seda, et mis asjad mul poolikud on, vaid sa tead, et sa võtad fookuse, et see on aidanud üsna palju ja ma arvan, seda saab teha ka eraelus. Et ei pea tegema endale neid lõputuid to-do'sid, mida sa nagunii mitte kunagi tehtud ei jõua, vaid kuidagi võtta fookuse ja kõige olulisemad asjad välja valida. Ja aasta alguses me tegime Sandra Rajuga podcasti siis eesmärkide seadmisest ja sealt jäi ka tugevalt kõlama see, et isegi näiteks kui sa sead endale aastaks mingid eesmärgid ja sa ei jõua nendeni, siis sa ei pea nagu, et sa ei lase ennast sellest morjendada, vaid sa vaatad uuel kuul näiteks või 2 kuu pärast uuesti sellele otsa ja alustad siis uuesti, on ju, et ei pea seda, et näiteks korra aastas paned eesmärgid ja siis kui kukud maha, siis uuel aastal uue hooga, vaid lihtsalt nagu kuidagi mõtestad selle enda jaoks ümber. Et ma arvan, kõikide asjadega on niimoodi. Aga kuidas sa end täna maandad? Mis sa teed lisaks tööle? Ma arvan, minu parim maandus on ikkagi lastega koos vedetud aeg, et nad on nii vahetud, nii elurõõmsad, kuidagi hästi armastavad, nad ütlevad nii palju hästi, nad tulevad kallistavad. Nendega koos on väga lõbus, et mina olen kindlasti see inimene, kes ütleb, et laste kasvatamine on 95% väga hea ja 5% keeruline. Et eks neid keerulisi olukordi on ikka, aga ma ikkagi tunnen, et see ikkagi on pigem mega suur kingitus, et seda saab teha. Kunagi ma ütlesin isegi julgelt välja, et ma arvan, et asi, milles ma olen kõige parem, on olla ema. Aga nüüd ma pean uuesti sinna jõudma, et mu fookus on kuidagi läinud natuke vales suunas võib-olla. Et see hästi palju maandab mind, siis mind maandabki see, kui see on uskumatu, aga kui ma lähengi sõidan Liusse meie aia väravast sisse ja ma juba tunnen, et jess, see on see koht. Vaikus, rahu ja siis mul ongi nii, et seal oleks ka vaja palju teha, aga siis ma kuidagi mõtlen, et tühja need peenrad praegu. Ma loen raamatut, ma istun terrassil, ma võtan selle oma hetke ja siis vahel lapsed tulevad ka kõrvale, loevad ka raamatut ja kuidagi nagu selline, et ma olen võib-olla seda rohkem võtnud ka, et võib lihtsalt olla ka. Ja mis on see asi, millele sa alati kulutad, mis toetab sinu vaimset füüsilist tasakaalu? Ma kulutan hea meelega emotsioonidele. Ehk siis, et tehagi midagi toredat koos perega. Ja siis mul teine asi, millele ma olen avastanud, et läheb väga palju raha, on see, et ma hullult tahan, et mu lapsed sööksid hästi palju värsket marju, puuvilju, kõiki selliseid asju ja teatavasti need tegelikult on ju väga kallid, eriti talvel, aga ma ise tunnen nagu, et ma igal juhul ostan neile pigem kõiki selliseid asju, et neil oleks kodus alati neid võtta, kui mingit, ma ei tea, et söövad lihtsalt saia kogu aeg või üldse veel hullem midagi magusat on ju. Või see pole hull tegelikult, et lapsed ikka peavad magusat süüa, aga mitte meeletutes kogustes on ju. Et kuidagi ma olen avastanud, et tegelikult see, et kui sa ostad lastele kogu aeg pidevalt siukseid värskeid asju, et siis lõpuks on väga suur kulu rahakotile ausalt öeldes kõik need marjad asjad. Jah, aga teisalt jällegi on see ka investeering enda tervisesse on ju. Ja lastega turul käimine, mõtle, kui rahatargaks lapsed seal saavad ise arveldavad, ostavad oma mustikaid, väärikaid. Just. Ja sinuga on olnud ülitore 3 tund.
Võtame selle kokku 3 küsimusega. Mida raha sinu jaoks tähendab? Ma arvan, et raha on minu jaoks vahend, mis võimaldab hästi ja kvaliteetselt elada, võimaldab pakkuda nii endale kui ka lastele ja lähedastele häid emotsioone ja pakub turvatunnet. Ma arvan, et raha ei ole olnud kunagi minu jaoks eesmärk omaette ja võib-olla see tegelikult võimaldab sellesse ka kuidagi lihtsamalt suhtuda ja ma arvan, et see on vahend õnnelikuks eluks ja lihtsamaks eluks. Viimane rahaga seotud otsus, mille üle olid uhke? Viimane rahaga seotud otsus, mille üle olin uhke? See on päris hea küsimus. Nii, millal ma kasutasin seda kui vahendit, mis tegi meid õnnelikuks? Ma ei tea, ma arvan, et ma ei ole suur kulutaja. Ma tõesti ei ole. Vahel on, et ma võin koju osta asju ja ma võin lastele osta neile vajalikke asju, aga mul ei ole üldse seda, et ma hullult käiks ja kulutaks. Ma arvan, ma olen ise selle üle üsna uhke, et ei ole seda. Ja ma olen elus teinud ka nagu vastupidiseid rahaga seotud otsuseid, et ma olen võtnud vastu tööpakkumisi, kus ma tegelikult olen palgas alla läinud, sellepärast et need asjad, et see uus roll on mulle rohkem meeldinud, et ma olen selle üle ka uhke, et ma ei ole lasknud võib-olla rahal ennast kinni hoida töökohas, mis minu jaoks on võib-olla ennast ammendanud. Ja muidugi ma arvan, et tegelikult see liukoduost oli ikkagi see, mis võib meid päriselt uhkeks teha, sest see õnnepaik, mis meil nüüd on väga hea. Mainisid juba, et reisimise peale ja meie emotsioonide peale kulutamine on sinu jaoks alati nii-öelda okei. Aga mis on midagi, millele sa kulutad ilma süümepiinadeta lisaks siis emotsioonid? Mingi asi konkreetne siis? Ma ei tea, ostad sa kohvi? Ei osta väga, sest meil on kodus hea kohvimasin. Ma arvan, et ikkagi tegelikult laste asjad. Kõik, mis on lastega seotud, mul lihtsalt ei teki süümekaid ükskõik, mida ma neile ostan nagu, et ma arvan, et laste asjad. Kogumispäeviku grupis küsisin mingi hetk seda sama küsimust ja seal tuli küll huvitavaid kommentaare, näiteks luunjakurk. On see? Seda ma ostan ka, aga ma ostan sellepärast, et see maitseb väga palju paremini kui Hispaania kurk. No võt, täpselt. Ja see ongi see, et see on küll kallim kui välismaa kurk, aga selle eest ollakse nõus maksma. Seda ma võin küll öelda, et ma arvan, et ma ostan väga palju Eesti toorainet. Lihtsalt sellepärast, et ma kuidagi tundub turvalisem, tundub maitsvam ja ka lihtsalt see, et nüüd veel enam, et kui ma olen nende erinevate Eesti tootjate ja ettevõtjatega kokku puutunud, siis on kuidagi eriti nagu see südame tunnistuse küsimus ka, et ikkagi neid ka toetada. Ja täpselt. Aga aitäh sulle, Jaana, tulemast. Väga tore oli sinuga. Minule jäi sellest vestlusest enim võib-olla kõlama see arutelu, et kodu ostmine versus reisimine, kuidas seda tasakaalu leida, kuidas enda jaoks neid asju mõtestada. Mis on sinu puhul see üks mõte, mida sa tahad, et jääks sellest vestlusest kandma meie kuulajatele? Ma arvan, et võib-olla minu üks suur väärtus ikkagi see ausus, et alati tegelikult ma arvan, kui sa oled aus ja selline ja su väärtusruum on paigas, siis ma arvan, et tegelikult sul on ikkagi terve maailm valla ja ma arvan, et iga su sõber, iga su tööandja ja kõik su ümber oskavad sind hinnata, isegi kui alguses võib-olla ausus ja otsekohesus on šokeeriv. Aga et ma usun tõesti, et see ausus ja headus, tegelikult ka headus, et alati heatahtlik olemine, need asjad aitavad elus, ma arvan, väga kaugele ja teevad ise kõik uksed lahti. Aitäh, selle ilusa mõttega täna lõpetamegi. Aitäh kõikidele Kogumispäeviku podcasti kuulajatele ja kohtume juba 2 nädala pärast uute põnevate teemade ja saatekülalistega. Aitäh! Aitäh! Kogumispäevik.